Juba eelmisel aastal tegi Inglipuu abivajajate arv rekordi. Toona soovis kingitusi saada 2600 last. Sel aastal on abivajajate hulk aga veelgi suurem ning ingleid on puudele kogunenud 3000. See on selline heade soovide kampaania, kus me tegelikult täidame laste, vähekindlustatud laste, suurperede laste jõulusoovid. Ja see on see hetk, kus need lapsed võib-olla võivad ilma kingituseta täiesti jääda. Paljude perede jaoks on Inglipuu jõulude ajal just see lootuskiir, mida vaja on. Ning nii mõnegi lapse jaoks võib see täidetud soovi ostetud kink jääda ainsaks, mis ta sel aastal üldse saab. Võiks ju arvata, et lapsed soovivad selliseid võimsaid ja uhkeid mänguasju jõuludeks, aga päris nii see ei ole, sest vaadates seda Inglipuud saab selgeks, et lapsed soovivad pigem selliseid praktilisi asju, näiteks riideid, kehahooldustoodete komplekti, siin on ka kirjas deodorandid või siis näiteks fleece-tekk ja need soovid näitavadki seda, et tegelikult Eesti peredel Eestis on raske. Inglipuudele on laste soovid jõudnud koostöös omavalitsuste, Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja SOS Lastekülaga. Tegelikult ükskõik milline selline nagu abi tuleb, ta on alati väga teretulnud. Isegi kõige väiksem, sest natukene võtab maha seda koormust pere eelarvest ja selle võrra saab pere endale lubada midagi teistsugust. Inglipuu kampaania tõepoolest paljude laste jaoks ongi see ainus koht, kus nende kingid tulevad. Ja see, kuidas nagu meie poole pöördutakse, on ka hästi erinev. Et kirjutavad terved pered, kirjutavad lapsed, kirjutab ema, et lastel oleks vaja seda teist või kuni selleni välja, et üks väga armas kiri oli selle kohta, kus üks väike tüdruk kirjutas, et ta endale ei tahakski kingitust, ta tahaks oma kassile. Paljude lastevanemate jaoks on valus teada, et nad ei suuda enda lastele jõuludeks kinke osta. Nii ei aita Inglipuu mitte ainult laste silmi särama panna, vaid soojendab ka lastevanemate südant ning võtab ühe murekoorma nende hingelt. Inglipuu süsteem on lihtne, puu küljest tuleb võtta üks lapse soov, osta soovitud asjad ning viia need siis koos Ingliga tagasi poeinfoletti. Ja nii lihtsalt saabki ühe lapse jõulud päästetud. Ma ei saa minna mööda Inglipuust ilma, et teeks ka ise ühe väikese jõuluime ja hea teo. Sellepärast võtsin mina ka ühe ingli endale kätte ja ma valisin välja 2-aastase Mileni soovi, kes soovib saada endale loomapiltidega raamatuid ja ma mäletan enda lapsepõlvest, et ei olnud midagi toredamat, kui vaadata raamatuid ja see on ju ka hariv kingitus, nii et valime siis ühe loomapiltidega raamatu Milenile välja ja ma arvan, et ma võtan selle, sest et siin on saab vist häält ka veel teha, nii et ta saab kuulata ja vaadata ja selle raamatu mina Milenile siis jõulukuuse alla kingin. Kes mõne lapse jõulusoovi täita soovib, see saab seda teha alates tänasest kuni 14. detsembrini Maxima kauplustes. Hästi ma tahaks inimestele südame peale panna, et kui Inglipuult võtta ingel, see on lapse soov, see ei ole lihtsalt paberile, see on lapse soov, et see ingel koos kingitusega jõuaks tagasi kauplustesse või siis kui ei ole võimalik seda soovi täita, tooge lihtsalt ingel tagasi, sellest iga aasta tõesti läheb väga palju ingleid rändama ja siis me peame meelde tuletama inimestele, et need tagasi jõuavad, sest et meie jaoks on väga-väga tähtis, et sellel jõuluõhtul iga siis väike laps saaks oma kingituse kätte, kellele me oleme selle lubaduse andnud.